Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd räägime isiklikest ja varalistest õigustest autoriõiguse seaduse kontekstis. Et autorile on tegelikult väga oluline teada, et millised on isiklikud õigused ja millised on varalised õigused. Sellepärast, et isiklikud õigused on sellised, mis jäävad igavesti autorile ja millest ta loobuda ei saa, ja varalistest õigustest saab autor siis loobuda, saab need kas siis ära müüa või näiteks kui töö käigus tehakse, siis varalised õigused lähevad ära. Ja vaatame, millised need õigused siis on. Et isiklikud õigused on siis õigus autorsusele ja see jääb igavesti, õigus autori nimele, kusjuures autor saab ise otsustada, mis nimi tal seal on, kas see on tema päris nimi, hüüdnimi või ta ei pane üldse nime sellele, õigus teose puutumatusele, õigus teose lisadele, õigus autori au ja väärikuse kaitsele, õigus teose avalikustamisele, õigus teose täiendamisele, õigus teost tagasi võtta ja õigus oma nime kõrvaldamisele. Nii et need on siis kõik isiklikud õigused. Ja need ongi tegelikult põhiliselt selleks, et siis kaitsta autori au ja väärikust. Nüüd aga varalised õigused peaksid siis autorile tooma leiva lauale. Ja need õigused on siis sellised, et õigus teose reprodutseerimisele, levitamisele, tõlkimisele, töötlemisele, kogumikele, eksponeerimisele, edastamisele ja autoriõiguse seaduses on veel mõningad asjad loetletud. Nii et need on need õigused, millest autor saab loobuda. Nüüd tihti küsitakse, et aga mis saab õpetajatest ja õppejõududest, et kui nemad nüüd oma töö käigus midagi loovad, et kirjutavad näiteks seal, teevad mõned esitlused või harjutused õpilastele, et kellele siis kuuluvad need õigused. Ja tegelikult on siis nii, et kui seal töölepingus on kirjas, et see inimene peab tegema ka tööülesannete käigus mingisuguseid asju, võtame siis näiteks ülesandeid ja esitlusi, siis varalised õigused lähevad tööandjale ja isiklikud õigused jäävad ikkagi autorile. Ja kui me räägime nüüd õpilastest või üliõpilastest, siis kuna nendega tegelikult mitte mingisugust lepingut sõlmitud ei ole, siis vaatamata sellele, et nad teevad oma pildid, joonistavad seal õppetöö käigus või esseed kirjutavad õppetöö käigus, siis siiski kõik õigused, nii isiklikud kui varalised, kuuluvad õpilastele ja nendega saab siis tegutseda nende töödega ainult juhul, kui nemad seda lubavad. Ja nii nagu me oleme siin kogu aeg rääkinud, et alati tasub inimestelt küsida ja reeglina inimesed tulevad vastu. Siis küsimus veel, mis puudutab seda, et kui nüüd mina õpetajana näiteks väga palju aitan õpilasel seda tööd teha, et istun tal kõrval ja konsulteerin teda kogu aeg, et kas siis mina ei ole ka nagu teistpidi autor sellel tema tööl. Aga autoriõiguse seadus ütleb nii, et autorite konsulteerimine, administratiivse juhtimise funktsioonide täitmine, teose redigeerimine, graafikute, skeemide ja muu sellise joonestamine ja muu tehnilise abi osutamine autorile ei ole aluseks ühise autorsuse tekkimisele. Nii et sellisel juhul mina ikkagi autor ei ole.